Hea köögisõber, täna ma tahan kätt harjutada ja tahan teha mingit raie, sinki või vorsti. Ja siin on mul 3 kilo 100 kuskil on sealiha ja siin on mul siis 400 grammi selle liha küljest lõigatud ära rasvasosa ja kamar on ära võetud. Ja see, et selleks, et seda maitsestada, mul on siin võetud paprikat, koriandrit, pipra, lõhnalised piprasegu, musta piprat. Soola on võetud, siin on mul 43 grammi soola ja nitritsoola. Ja see nüüd on, need maitseained on siin olemas kõik. Need olemas. Panen ühte terve kaussi ja segan kõik need segamini. Ja kõige enne ma tükeldan need hästi peenestan noaga hakkan tegema. Panen külmikusse tagasi ja noaga teen väiksed kuubikud sellest. Ja siis selle tükeldan ka vähemaks. Aga see liha oli külmkapis. See oli mul ka külmkapis. Ja ma panen tagasi, et liha temperatuur ei tõuseks üle 12 kraadi. Siis ma torkan selle sisse ja vaatan. Ma võtan jupi kaupa teda välja ja siis panen ta tagasi külmikusse, et temperatuur ei tõuseks üle 12 kraadi. Kui hakkab tõusma, siis panen tagasi jälle sügavkülma. Nii et siis tükeldame need ära, need ka. Paneme siis ühte nõu sisse, need segame kokku ja kõik segame ära, paneme külmikusse. Kõigepealt ma siis üritan need pikitükid lõigata hästi väikesteks, kuidas on võimalik. Nii, panin märja rätiku alla, üks köögisõber mulle ütles, et kindlasti peab rätik alla olema, siis laud ei liigu. Näete nüüd laud on paigal. Aitäh, köögisõber. See on siuke ajavite töö. Selle ma pean ära tegema. Need väiksed kuubikud lõikama. Siin on mul viimane tükk tekitada vihmausse. Ja siin ma katsun ta niimoodi lõigata ja panen ta külili. Katsun ta lõigata võrdlemisi peeneks. Ta on hästi aeganõudev töö. Aga kui pärast nautida singi sees või vorsti sees, et need kuubikud on väiksed, siis on endal hea meel, et ma ikka sain. Kõigepealt tekitame siuksed limuskid, laiemad, kaani suurused ja siis pärast vaatame, et saame neid veel teistpidi vähemaks. Läheb need selgeks ja nii. Kinnastiga proovisin, ei saanud. Kindad hakkasid segama. Pärast paneme, kui hakkame segama, siis paneme kindad uuesti kätte. Nii. Näed, enam-vähem on juba see mõõt käes ka, mis mulle vaja läheb. Seda kuskil 5 millimeetrit või pikitükid. See ütlete küll, milleks ma panen pekki. Pekk on selleks, et oleks mahlasem see kõik. Nii. Siit tuleb see mahl. Ja nüüd teistpidi ma üritan. Naistel on kannatus taga kartulisalatit, seda kartulid ja kõik peab hästi peeneks peenestada. Aga no mina tulen ilmselt sellega toime, et ma näete küllalt väiksed kuubikud on. Seda õnneks on nii vähe. Te ütlete, saaks hakklihamasinaga jämedad tükid. Võib-olla saaks ka. Aga ma üritasin nüüd teha sellised kuubikud. Ja selle ma panen jälle külma ja võtan siis tailiha tükid teen ka väiksemateks kuskil sentimeetri, 2 sentimeetri pool. Nii, ja niimoodi ma siis nüüd tailiha ka teen peenemaks.
ja see läheb uuesti külma. Võiks jälle hakkleja masinaga teha, aga niimoodi ma saan ehk need ühtlase natuke suuremaks, nagu meeldib nagu selline marmor või selline lihastruktuur. Ja see on nüüd viimane tükk. Hästi kiiresti peab tegema, et see liha ei soojeneks üles. Kraadiklaas mu näitab, et ma olen küllalt edukas. Lõikan ta samamoodi pitlikeks ja siis teistpidi kuskil sentimeeter umbes niimoodi. Ja olengi ma täna võidumees. Nüüd ma panen külmikus seda jälle jahtuma. Panen kilekoti sisse ilmselt ja panen sügav külma. Enne kui ma segama hakkan teda. Ma püüen teda külmas alla tõmmatud temperatuuri. Liha panin külmikusse, sügav külma. Nüüd ma segan kokku need maitseained. Soola, nitritšoola ja selle maitseainete segu, kus on siis mustpipar, lõhnavad piprasegu, koriander on ja paprika. Need on ma kõik tegin peeneks ja nüüd ma kallan siia kõik siia sisse. Neid kõiki ma otsin ühe teeluskätäie. Mitte väga suure kuhjaga, umbes tunde järgi. Selle segan nüüd segamini ja hakkan siis seda panema. Võtan ta sügavkülmast liha välja, mis ma vahepeal panin jahtuma. Ja hakkan seda maitseaine segu siis sinna lihale kihtide viisi panema sisse. Ja segan teda siis korralikult. Ja jätan hommikuni ta seisma. Näete, siin on ta nüüd mul hästi aroomirikas maitseainete segu. 25 grammi 1 kilogrammi kohta on soola. Seda ei ole vähe, seda ka väga palju ei ole, aga 25 see peaks normaalne. Nii, see liha ma tõin nüüd seisis natuke aega sügavkülmas. Ta mitte ei soojenenud, vastupidi jäänes ja nüüd ma kallan ta siia segamisnõusse. Ja üritan talle siis nüüd hakata sisse panema korda mööda seda maitseainet. Ma vaatan, kas teil on näha, jah. Ja siin ma panen siis hästi kiiresti seda, riputan seda. Ja nüüd korda mööda panen see juurde ja jälle, et ta jätkuks igale poole. Ja nüüd hästi kiiresti segan, korralikult segan selle läbi ja pigistan sõrmedega niimoodi ja kätega. Seda segamist ma teen kuskil 10 minutit. Ja siis panen uuesti, siis ma panen siia kaussi ja panen sellega ööseks seisma. Nii. Ja nüüd ma panen selle siia kaussi sisse ja katan ta siis hästi tihedalt kinni. Katan ta kilega ja läheb ööseks külmikusse. Nii.
nii, kile peale ja kappi. nii, siin ma võtsin kuuma vett klaasitäie ja 2 supilist kuhjaga soola ja lahustan selle ära. Ja siis ma lükkasin siit 35 sentimeetri pikkuseid selliseid ribad, selle vorstikile ribad. Ja siis ma panen nad siia ligunema sisse. Üritan need panna. Ma tegin 6 tükki ilmselt, et siis 3 kilo, poole kilosed esialgu proovin pool kilo sisse panna. Võib-olla liiga pikad on, aga vaatame. Sest raajahju mul ei mahu üle 35 sentimeetri. Niipidi, teistpidi kindlasti mahub. Nii, sool on nüüd lahustunud peaaegu. Ja umbes 15-20 minutit peaksid minema pehmeks. Te küsite, mis kile see on. Kaubandust ostsin proteiinikest suitsuvorstile. Poola oma. Siit ta nüüd läheb pehmeks, pane raskuse peale siia ja 20 minutit pärast kohta. Nii. No nüüd hakkab siis selline kanalisatsioonitoru, näete, jupikene. Siia ma võtan selle nüüd leotatud selle proteiini kesta ühe ja üritan ta siia peale panna. Nii. Ja nüüd ma üritan siit sisse panna seda ja siis kui ta siit juba hakkab välja tulema, siis ma seon siit otsa kinni. Nii ja selle saab rusikaga panna, saab käega panna. Loodame, et siin käega saab ka panna. Niimoodi. Lükkan käega ühtlasi edasi. Näete, juba hakkabki otsast tulema. Ja nüüd, kui ta mingisuguse koguse, et nüüd saab juba. Nii, ja nüüd saab otsa kinni. Mul on abiline ka olemas. Seob selle otsa kinni. Sest kui me kohe seome otsa kinni, ma arvan, et siis läheb sinna õhk sisse. Topelt sõrme peale sinna. No, näete. Ja nüüd ma lükkan siit nii palju, kui aeg annan talle peale. Ja siit tulebki, täitubki ta selle seguga. Siit ma käega annan talle järgi. Ja kui kuhugi jääbki natukene õhku sisse, siis ma pärast nõelaga teen sinna augu sisse. Lasen selle õhu välja. Aga üldiselt ei tohiks minna. Siit ta täitub, näete, korralikult ära.
nii kaua, kui see täis saab. ja see umbes teise otsaga kinni. noh, ongi juba läbi. ega siin enam ei saagi. nii. ja nüüd me seome selle otsa siit kinni. ja ongi meil, abiline aitab mul nüüd kinni siduda. noh. ja siin peaks vist niimoodi tegema. natuke keerame ja siis. ja nüüd topeltsõlmed. nii, no näed, vorstitükk on olemas. ja nii ülejäänud ka paneme sisse. ja kui ta üldiselt, ta peaks olema selline päris tihke üldiselt. ja kui natuke mõni üksik mull jääb ka, sest ei ole midagi. no näete. ja vorst on olemas, üks kange. ja nii lõpuni. 5 tundi oli ta külmikus mul need vorstid. nüüd on ahi oli soojendatud mul 80 kraadi peale ja nüüd näete, siin on 80 kraadi, siis pöördõhk ja nüüd nad siis kuumenevad. tund 2 lasen ma niisama kuumeneda ja siis ma panen sisse selle termomeetri, torkan ühele. näete, temperatuur on siin mul praegust 60 ja pöördõhuga, et nagu lasen tal nüüd rahulikult 2 tundi töötada, siis vaatan, panen siis kraadiglassi ja mõõdan siis seda vorstide sisetemperatuuri. nüüd on 2,5 tundi ahjus kuumenenud ja nüüd on 70 kraadi. vaatame, kuidas teil näha oleks. no nüüd peaks näha olema 70, all näitab ikka 80. nüüd ma lõpetan ära selle. täna käib siis vorsti suitsetamine. siin on minu väike tosum auk ja siit siis tuleb see pütt, kus on siis 55-60 kraadi sees ja tuleb ka suitsu. ja siin ta 4-5 tundi peaks valmis saama. vaatame nüüd sisse ka. näete, siin on 5 pulka. vähemalt nad siis naudivad kuumust. head suitsemist. tänase päeva töö tulemus on laual. valmisid mul siis kodused sealiha, raie, sink, vorstid. siin oli 3,5 kilo oli hakkliha ja nüüd lõpptulemusena oli siis 2 kilo ja 980 grammi valmistoodangut.
ja nüüd nad on siis sellised 5 pulka. Siin on väike KP2, selle ma juba degusteerisin. Väga maitsev oli. Ja köögisõber, nüüd on tulnud aeg degusteerida oma tehtud suitsuvorsti, ta on võib-olla pool suitsuvorsti, aga proovime, lõikame ta lahti ja vaatame, mis siin sees on siis. Noh, näete siin selline, siin on pekki ja lõikame siis ilu ja proovime. Võtame selle kile ära. Soula parasjagu väga maitsev. Ma olen rahul tänase tööga. Super. Kui meeldis teile minu video, vajutage siis nupule meeldib, see rõõmustab mind. Kohtumiseni!